siis pärast jõutakse inimeste põletamise juurde. Kes nägi, see nägi, alguses meil jooksis siin üks video Saksa 33. aasta rituaalsest raamatu põletamisest. Nagu me teame, siis Haine ennustas seda ette, mis toimus Saksamaal. Kui te tulite siia üle selle raamatu silla, nagu ma seda siin nimetasin, siis ma küll ei laotanud seda, ei ehitanud seda silda raamatutest ega laotanud neid jalgade alla, aga põhimõtteliselt nii see raamatu sild. Kui kõik see, mida te siin riiulites täna näete. Eelmisel korral oli juhtumisi Vladimir Iljitš Uljanovi sünnipäev. Siis meil oli väljas kõik see sinine kirjandus seal, mida on sadu ja sadu köiteid Lenini kogutud teos. Ja lisaks Leninile on seal ka Stalinit ja palju vähem poliitilist kirjandust, aga kõik see, mida te siin riiulis näete, eranditult, välja arvatud need raamatud siin laua peal, on raamatud, mille on professionaalsed bibliograafid, inimesed, kes loevad, kes armastavad raamatuid nii-öelda surmale või hukkumisele määratud. Kõik need raamatud siin eranditult on raamatukogudest utiili määratud kirjandus. Ja nüüd me püüame siis leida vastust sellele küsimusele ka osaliselt, et kas see, et me kergekäeliselt tänapäeval võtame raamatut kui toodet ja näeme raamatut füüsilise objektina, mis kulub ära viskamisele, et kas seal on mingisuguseid paralleele sellega, et raamatu sisu on meil ühel hetkel vastuvõetamatu või vastumeelne ja me peame vabanema raamatust just eelkõige tema sisud. Et Trükimuuseum on selle teemaga meie, kes me siin selle asjaga igapäevaselt tegeleme, selle sees oleme, me oleme sellega maadelnud siin aastaid. Et võib-olla te olete tähele pannud või teate, et Trükimuuseumi üks muuseumitoode või selline suveniir on vanade raamatu kaante vahele tehtud märkmik. Ehk siis meil on kaaned, mis iganes see kaas ka ütleb ta Dorian Gray portree või Lenini kogutud teosed 83. köide. Seal sees on tühi valge paber. Et igalühel on võimalik oma sisu sinna uuesti kirjutada. Aga sellest, mida inimesed sealt kaante vahelt leida soovivad ja kas inimesed üldse tänapäeval veel raamatu sisu vastu, tekstide vastu, pikemate kirjanduslike teoste vastu, ilukirjanduse vastu huvi tunnevad või on tänapäeval vajalik meile ainult postitus, tweet ja interaktiivne artikkel. Sellest räägivad meile meie tänased... Ja kirjutage ennast külalist raamatusega palun sisse siin kapi peale all. Seda võib ka hiljem teha. Sellest räägivad meile täna meie esinejad Helin Puksand Tallinna Ülikoolist, Helin tutvustab ennast täpsemalt ise pärast ja Peeter Vihalen Tartu Ülikoolist. Ja meie tahaksin tänada veel Kaisat, kes on meie esinejad kokku toonud ja Susanni, kes on meie vabatahtlik ja Mana, kes on vabatahtlik ja lisaks meie raamatunäituse kujundaja siin foyees pärast näete, meil on ilus kapsanäitus üleval. Ja veel 2 sõna eelmise korra esinejatest. Nädal tagasi rääkisid meil, tollest on jäänud meil see hunnik siia nurka, neid raamatublokke, mis illustreeris seda, et kuidas mõni raamat saab vanaks ja muutub üleliigseks juba enne seda, kui ta isegi pakist välja võetakse. Need on uute raamatute pakid, nii-öelda kirjastuste ülejäägid. Nagu te näete, mõned on lausa nõukogudeaegsed. Historia estonskого искусства 25 000 eksemplari aastast, ei tea, mis ta on, 80. Kuni tänase päevani. Need raamatud, mis on püsti, on need rohelised, minu isiklik kirjastamisalane Fopaa kultuurilihas Polümeri kataloogi näol. Kui trükikoda küsis palju soovita, ma küsisin, mis on siis hinnavahe 200 ja 300 eksemplari vahel. Hinnavahet ei ole, tellisin 300. 100 osutus üleliigseks. Nii et täpselt samamoodi toodame me tänapäeval üleliigseid raamatuid.
kas neid loetakse, kes neid lugeda tahab, palun, Heli. Ma tõusen ikka püsti, et mulle tundub, et osa inimesi nii varjus muidu, et siin on nüüd selle trükitehniliselt või juba näeme trükitehnilisi apsakas, et nimi on ära varjunud, aga sellest ei ole midagi. Minu nime on juba mitu korda ka nimetatud. Olen siis Helin Kuksand ja olen Tallinna Ülikoolis koolipedagoogika lektor, aga mis on minu seos siis lugemisega, et olen töötanud üsna pikalt koolis ka eesti keele ja kirjanduse õpetajana ja ütleme siis minu südameasi on olnud see, et panna noored lugema ja selles suhtes ma olen ikkagi üsna veendunud, et ega tänapäeval ka on neid noori, kes loevad. Ja kui ma hommikul bussiga tulin, siis ma lugesin Marek Strandbergi arvamusartiklit, et mida siis Eesti koolis hirmsasti muuta ja tema ettepanek oli siis jälle see, et ikkagi õpetajad peaksid laskma lugeda e-raamatuid, andmata endale aru, et tegelikult kirjandusklassika on e-raamatuna juba ammu kättesaadav, aga mina isiklikult väga ei usu, et see nüüd inimesi rohkem lugema paneb, et ka üliõpilaste käest ma ikka küsin, kui paljud siis loevad neid e-raamatuid, kui palju loevad päris raamatuid, siis tegelikult nende e-raamatute lugejaid on ikkagi väga-väga vähe, üksikud. Mul on igal aastal üle 200 üliõpilase ja tõesti nad, kes loeb, siis loeb meelsamini ikkagi päris raamatut. Ja miks me siis raamatuid peaksime lugema, nüüd võiks slaidi edasi lasta, et uuringud tegelikult näitavad just seda, et lugemisoskus on parem nendel, kes loevad ilukirjandust, et kui te seda joonist siin vaatate, siin keskel on siis just nimelt ilukirjandused, need, kes loevad, sinine on Eesti ja punane on siis OECD maade õpilased, 15-aastased õpilased ja nende tulemused on siis oluliselt paremad kui teistel, kes siis ei loe, et siin on siis näha need, kes ei loe. Et võib isegi öelda, et rohkem kui ühe õppeaasta võrra on ees. Ja teiste lugemismaterjalide puhul see nagu nii suurelt silma ei torka. Teabekirjandust loevad samuti Eesti lapsed ja ka sellisel puhul on lugemisoskus parem. Aga mis nagu välja tuli, siis Eesti lapsed ei loe eriti koomikseid ja need, kes loevad, on tegelikult väga kehva lugemisoskusega. Nii et selles suhtes koomiks ei ole meil eriti au sees või ka selline materjal, mida siis eriti loetaks. Et üldiselt Eesti lapsed lugesid üsna palju ajakirju ja ajalehti. Et see on nagu selline igapäevane ilukirjanduse lugejaid oli mitte loomulikult, vaid oli suhteliselt vähe võrreldes teiste riikidega, aga see erinevus tuleb ikkagi välja. Palun edasi. Ja pisut on minu andmed vananenud, et 5 aasta tagune küsitlus, kus ma siis küsitlesin 914 õpilast. Nendest siis enam-vähem pooled olid 9. klassist ja pooled olid siis 11. klassist ja ka natukene kaldu siis tüdrukute poole, nii et suhteliselt suur valim. Nii. Ja tahtsin siis teada, missugused raamatud lastele meeldivad, aga siis 234 näpuviga. Et 234 õpilast tõi välja siis hoopis autori, et ta ei toonud välja seda lemmikraamatut ja nimetati kokku siis 83 erinevat autorit, mis on minu meelest päris hea, et tõesti
õpilased ikkagi tunnevad erinevaid autoreid ja 33 autorit nendest olid siis sellised, keda märgiti ära rohkem kui üks kord. Kõige populaarsem autor oli siis Andrus Kivirähk, talle järgnes Tammsaare, Agatha Christie, Terry Pratchett, Coelho, Dan Brown, Remarque, Rowling, Douglas, Lindgren, Hemingway, Sass Enno, Tolkien, Kertu Rakke, Balzac, Vonnegut, Poe, Asimov, Ristikivi. Nii et neid autoreid tegelikult on ikkagi hästi palju ja osa nendest on tuttavad ilmselt õpilastele kohustusliku kirjanduse kaudu ja osa nendest on siis need autorid, keda nad on ise leidnud. Aga vaatame siis, mis on lemmikraamatud, et kokku siis nimetati 453 raamatut, et siis neid raamatuid oli tõesti palju ja nendest ainult 160, ehk siis 1/3 oli neid, mida siis nimetati rohkem kui üks kord. Et 2/3 raamatutest nimetati vaid ühe korra, nendest me ei jõuagi nagu rääkida. Poisid nimetasid raamatuid mõnevõrra vähem kui tüdrukud. Nii et võib-olla see jälle ka näitab, et või uuringud näitavad, et poisid loevad vähem. Nii, ja mis on siis populaarseim raamat? Jah, et kõige populaarsemaks osutus siis Harry Potteri seeria ja enamasti on see, et need, kes Potterit armastavad, need armastavad siis kogu seeriat, et väga harva õpilane ütleb, et jah, et ma lugesin ühe läbi ja rohkem ma küll seda kätte ei võta. Miks Potteri raamatud siis meeldivad? Kõigepealt fantaasiarikkuse poolest. Üks poiss vastab. Seeria on olnud mahukaim lugemine, mida olen ette võtnud. Huvitav kirjutustiil, fantaasia ning üllatusrohke. Tüdruk. Selline fantaasiamaailm on lihtsalt väga huvitav tundunud. Tavaliselt eriti ilukirjanduse jaoks aega ei jää. Need olen aga ikka kõik läbi lugenud. Samuti tüdruk. Selle sündmustik on minu jaoks nii huvitav, et ma ei suuda kunagi selle lugemist lõpetada. Kõik on hästi seotud omavahel ja fantaasirikas. Sellepärast, et see on välja mõeldud maailm ja seal jutus on kogu aeg põnevad kohad. Kõik on omavahel seotud, fantastiline ja ebaloogiline asjade käik, mitmekülgne. Üks tüdruk veel nende tegelane on küll jura, aga fantaasiat on raamatutes rohkem kui küll. See sari on kaasahaarav. Üks poiss kirjutab, kunagi olin väga ekstaasis ja meeldis millegipärast väga, iskus kaasa. Oskab luua meeleolu, raamatud on põnevad, ei saa enam käest panna. Ja veel üks tüdruk, kui seda raamatut lugeda, siis võib ennast ära unustada. Raamat on väga põnev ja paeluv. Meeldib seiklusrikkus, aga tuuakse välja ka autor. Tüdrukud kirjutavad geniaalne autor, oskab hästi kirjutada ja raamatute sisu on huvitav ja paeluv. Nüüd saab ka sealsete probleemidega ennast siduda. Küsitlesin ju 15 kuni siis 18-aastaseid noori ja mitmed õpilased vastasid, et nad lugesid seda raamatut siis, kui nad olid noored. Üks poissi vastas. Olles noor, lugesin isegi laupäeva hommikuti ja hilja öösel, kuna oli vägagi põnev raamat minu jaoks. Tüdruk. Väiksena meeldis väga, teistsugune ja sündmusrikas. Nii, lihtne ja arusaadav, lapselikult huvitav, nii et see raamat on meeldinud ja tõepoolest mul on olnud endal õpilasi, kes on seda Potteri sarja tõesti korduvalt üle lugenud ja tegelikult on olnud väga head lugejad. Nii, mis on järgmine? Vahetame. Meie kõigi lemmik Tammsaare, Tõde ja õigus. Tammsaare meeldivuse on välja toonud 11. klassi õpilased, sest 9. klassi ta veel ei loe.
ja miks ta siis meeldib? Et seda peetakse siis Eesti kultuurisümboliks ja üks poiss kirjutaski, et eestlastele lihtsalt kohustuslik kultuurisümbol. Teine poiss. Põnev oli lugeda ühte Eesti tuntumat raamatut. Enne olin kuulnud palju halba selle kohta, mis tegi selle veel meeldivamaks. Ja mitmed siis kirjutasidki, et kuna raamat oli ootamatult palju parem, kui eelnevalt arvati, et kuna see raamat on üsna paks, siis lapsed tihti juba võtavad sellise eelhoiaku, et järelikult on ka jama. Üle ootuste hea on see raamat ning see raamat iseloomustab hästi eestlasi. Kui poleks seda teost kohustuslikus kirjanduses olnud, poleks ma seda eales kätte võtnud. Äärmiselt positiivne üllatus. Eeldasin, et see on hoopis teistsugune. Raamatut peetakse siis huvitavaks ja haarava sisuga raamatuks, huvitav ja sündmuste rohke, samuti suhteliselt kiire sündmuste käik ja põnev süžee. See oli huvitav ning tihti ei tahtnud ma raamatut käest panna. Üks tüdruk ütleb, et lugemine hetkel pooleli, aga väga huvitava sisuga teos. Ja veel üks tüdruk, praegu pean lugema, kuid see on nii mahukas raamat, aega pole eriti ja kiire on. Päevas pean öösel 3 tundi kindlalt lugema, et läbi saada, aga see on põnev ning hea teada selle sisu. Sellist õpetajate või kooli mõju on ka, et tuuakse välja, et hea stiiliga raamat, meeldis sisu ja stiil. Üks poiss vastab, et laitmatu stiiliga raamat. Ja teisi põhjused, et üks tüdruk ütles, et lugesin seda viimati ja tõsiselt meeldis, plaanis on suvel ka teist osa lugeda. Nii, vaatame edasi. Rehepapp, miks ta siis meeldib? No, poistele eelkõige sellepärast, et see on ropp ja naljakas. Liiga äge raamat meeldis väga, sest seal oli nii palju lollust, palju huumorit, väga mõnus teos. Noorte pärast asja oli seal palju. Ma küsin vahele, see ei ole pilgirida mitte, vaid see on... Tähendab see, mis minul nagu välja tuli. Raamatud omavahel on nüüd mingis järjekorras. Jah, et esimene oli see... Äge ei olge. Jah, just. Jah. Nii, tüdrukud arvavad... Kõige paremad raamatud, siin on mõeldud mõlemad või seda Kivirähu raamatut, kõige paremad raamatud, mida viimasel ajal lugenud olen. See maailm, mida kirjanik kirjeldas, oli väga huvitav. Humoristlik, tõstis tuju, vaatas eestlasi naljatades. Hea sõnavara ja sisukas sisu. Nii, mis oli järgmine? Järgmine on siis Aidi Valliku Anni Sari ja seda on nimetanud, ütleme siis peaaegu eranditult ainult tüdrukud, ainult üks poiss nimetas siis seda. See poiss ütleb, et see oli lihtsalt väga lahe raamat. Et ma nagu, minu enda jaoks nagu see ei ole väga tüdrukute raamat, aga mulle tundub, et raamatu kujundusega on vahel see asi, et jälle trüki juurde jõuame, et see esimesed trükid olid kõik roosad raamatud ja seda ütlevad raamatukogu hoidjad ka väga sageli, et kui raamat on roosa, siis poisid seda lugeda ei taha, et sellepärast peab alati nagu hoolega mõtlema seda kujundust. Aga miks ta meeldib tüdrukutele, see oli huvitav ja tõepärane. Lapsena meeldis noorte lugu, kus rääkis ühe teismelise tüdruku elust, tema seiklustest ja probleemidest. Kui väiksem olin, oli see üks mu lemmikraamatuid, kaasaegne. Üks meeldejäävamaid raamatuid oli, pidime koolis esimest osa lugema, mulle meeldis väga ja võtsin hiljem ka teise osa lugemiseks. Nii, lähme siis edasi.
Sõrmuste isanda sari ja Kääbiku ma võtsin ka kokku, et nad on ka hästi omavahel seotud ja see sari on nüüd see, mis meeldib pigem poistele, et poisid loevad seda meelsamini. Jälle viidatakse nagu oma varasemale lugemiskogemusele, üks poiss kirjutas, sest sellel ajal huvitasid mind väga sedalaadsed teosed, väga huvitav ja kaasaarav, üks sügavamaid mütoloogiaid, mis on raamatu jaoks välja mõeldud. Paralleelid esimese maailmasõjaga ja muu ajalooga, sümpaatsed tegelaskujud ja nende areng. Siis maailm on väga hästi kirjeldatud, see on väga detailide rohke, näiteks Tolkieni välja mõeldud keeled, tegelaste vahelisi suhteid on huvitav jälgida. Kuna ma filme olen näinud, siis on ka raamatu lugemine palju huvitavam ja kaasakiskuvam. On loonud väga huvitava alternatiivmaailma keskmaa ning seal toimuv jääb alati selle maailma põhitõdedele truuks. Väga head raamatud, parimad fantaasiakirjatised. Peab olema geenius, et luua niivõrd täpne ja lummav maailm, nagu seda on Sõrmuste isanda oma. Ja ka tüdrukud arvavad siis sarnaselt, sest see on täiesti omaette maailm, kus on palju müstikat, samas on palju asju, mida ilmneb ka tänapäeva maailmas. Nii, siis järgmine. Siis jällegi Kivirähu teos, mees, kes teadis ussisõnu. Meeldib Kivirähu huumor, väga huvitava ja omalaadse lähenemisega teos, hea verine teos. Ja väga huvitav lugeda, jutt on ladus ja väga humoorikas. See raamat rääkis võluvõimetest nagu ussikeele omamine ja suurest elukast nagu põhjakond. Üks tüdrukute näiteid, siis Kivirähk on mul niikuinii üks lemmikkirjanik, väga hea raamat oli, huvitav, hea sõnumiga sulgudes religiooni kohta. See on minu lemmikraamat, mulle meeldib väga autori väljendusviis, huumor ja absurdne maailm. Paneb samuti mõtlema, ergutab kujutlusvõimet, kuidas võiks olla, kui eestlased poleks külla elama läinud. Nii, siis edasi. Sassenno, mina olen siin. Jällegi meeldib sellepärast, et noortepärane raamat, huvitav, ropendati, räägib tänapäeva noorte elust, oli tänapäevane, noore autori poolt kirjutatud, huvitav, autori on ära tabanud, mida noor lugeja tahab lugeda. See teos on väga huvitav, aga samas lihtne, seal oli väga detailsed seletused, tundus väga reaalne tegevus. Mulle meeldib tema sõnade kasutus ja väljendid, samuti meeldib kerge iroonia tema raamatutes. Tema teoseid lugedes tekib tunne, et temaga tahaks suhelda, kuna ta on kindlasti huvitav inimene. Ja siis tüdruku arvamus. Huvitav on lugeda, kuidas elavad need inimesed, kes pole elus õigeid valikuid teinud. Nii, edasi. Läänerindel muutuseta on üks selliseid lemmikuid, tõsiselt huvitav, tolle aja elu kirjeldati väga tõetruult, oli üsna lõbus lugeda, huvitav, oli põhjalik ja jäänud jutuga toppama ning oli kaasahaarav, huvitav sisu, hästi käsitletud sõjakoledusi. Siis tüdrukud arvasid, et kirjeldas sõja olustikku nii tõetruult, et tekkis tunne, et ise viibib täpselt seal. Ka väga mõtestatud ja tõetruu raamat. Ajalooline, tõsieluline, huvitav, väga hästi kirjutatud. See ei olnud tavaline sõjaraamat, see peegeldas ka noorte sõduripoiste hingeelu. Samas seda raamatut toodi välja ka mitte meeldinud raamatute seas, just tüdrukud ütlesid, et see oli nii hirmus raamat, et seda oli nagu väga raske lugeda, et tõepoolest on väga realistlik. Nii, on järgmine.
üks tüdrukute raamat, seda ei nimetanud küll ükski poiss, kuigi ma tean, et Tallinnas õpetaja Edvard, kes laseb ka poistel seda raamatut lugeda, tema põhjendab seda, et tunne oma vaenlast, siis pead ka naistekirjandust lugema. Aga tänapäeval raamatud on soovituslikud nimekirjas või nimetatakse neid ikkagi kohustuslikult? Või see sõltub koolist, õpetajast? Ma arvan, et see sõltub õpetajast, et õppekavas on kirjas jah soovituslik kirjandus, aga kas on võimalik, et siis sama klassi poisid lugesid siis Marki ja tüdrukud Jane Eyre'i samal ajal? See sõltub õpetajast, et mina olen andnud küll valida, et mina ise ei ole lasknud poistel Jane Eyre'i lugeda, aga see raamat on tõepoolest üks selliseid, mis on pannud väga paljud tüdrukud lugema ja ka minu enda tütar hakkas lugema alates sellest raamatust, et siis ta tegelikult on oluline raamat just tüdrukute jaoks, aga ma ei arva, et nüüd poisid seda, ma ei tea, siin noormehed on, et kas nad on lugenud ja kas nad tahaksid seda lugeda, et selles suhtes, aga miks ka mitte, et ma päris nii ei jagaks naiste ja meeste kirjandus või tüdrukute ja poiste kirjandus, aga lihtsalt tuleb välja, et osasid raamatuid loevad rohkem poisid ja osasid tüdrukud rohkem. Tunnistan, et minul ei vahel, või minul läheb mulle. Ja meeldis. Nii, aga tüdrukute põhjendus, sest see oli väga hea romaan, mis rääkis ühest tüdrukust nii elutruult ja mõtestatult. Mulle meeldib, kui raamat paneb mind endaga nagu kaasa elama ja mõtlema, mida just see raamat tegi. Ilus armastusromaan. Põnev, kurb, õudne, põnev. Nii et tasub lugeda. Nii, edasi. Da Vinci Code, seda ma küll arvan, et see ei ole kohustusliku või soovitusliku kirjanduse nimekirjas, aga see raamat oli vahepeal väga-väga populaarne ja tänu sellele ilmselt on ta jõudnud ka noorte lugemislauale. Ja näiteks üks poiss, sellepärast, et Dan Brown oskab hoida põnevust terve raamatu vältel ning peale selle saab neist raamatutest väga palju uut informatsiooni, näiteks usuteemadel ja sümbolite teemal. Tõmbas väga kaasa, lugesin kõik tema raamatud läbi. Tüdrukud vastavad, see on põnev ning seal toimub kogu aeg midagi põnevat. Miski hoiab kogu aeg pinge all ja tekitab tunde, et ei saa käest panna enne, kui saab teada, mis edasi sai. Seal on palju fakte, mis jäid väga hästi meelde ja huvitav on teada saada. See oli haarav, tegevus muutus iga leheküljega huvitavamaks ja huvitavamaks. Raamat on väga paeluv, kogu aeg toimus mingi tegevus, kas kedagi aeti taga või lahendati mõistatusi. Nii, edasi. Aga nüüd jälle üks kohustusliku kirjanduse raamat ja see Kuritöö ja karistus on selles suhtes huvitav, et kui ma olen nendest lemmikraamatutes väliskonverentsidel rääkinud, siis inimesed on hästi üllatunud, et kas tõesti teie õpilased loevad Kuritööd ja karistust ja tõesti nad loevad ja tegelikult ka üsna paljud nimetavad seda ka lemmikteosena, et mulle tundub, kes sellest Dostojevskist läbi närib, siis sellele see autor ja raamatud ka meeldivad. Sarjast kooli kirjavara, Turgenev ja Tolki on kõik saadetud leida ehk makulatuuri ja Dostojevski on siis veel alles. Turgenev ka või? No, see on küll üllatav. Aga ka neid nõukogudeaegseid raamatuid on vahel põnev üle lugeda. Nüüd lugeda hoopis teise pilguga, aga muidugi Dostojevski ei ole nõukogudeaegne. Et mida siis temalt leiti? Sügavamõtteline teos, milles käsitletakse inimese psüühilist seisundit. Vägagi psühholoogiline raamat, mis mulle meeldib. Teine poiss, selles peitub inimhinge komplitseeritus ning destilleeritud kurjus. Pidevalt arenev süžee, huvitav teema, huvitav lugeda.
kui tüdrukud, oli väga põnev krimilugu, väga huvitav oli lugeda Raskolnikovi mõttekäikudest ja üritada seada, kuna selles on palju reaalset sündmustikku, kirjeldused on täpsed ja see on närvesöövalt huvitav. Kogu aeg tahab teada, mis edasi saab. Huvitav sisu, filosoofia, tegelaste areng. Nii et selline meeldib. Edasi. Siis Dorian Gray portree huvitaval kombel meeldib rohkem tüdrukutele kui poistele. Poisid on seda nimetanud vähem. Pisut müstiline, saladuslik ja kõhe. Tüdrukud, siin on palju huvitavaid mõtteid ja filosoofiat, mida võiks näiteks kirjandites kasutada. Süžee oli ka hea, et meie noored loevad selle mõttega, et mida kirjandis saaks ära kasutada, et siis on sellised. Kuna see oli midagi, mida ma ise oleks ka kirjutanud. Sisaldas palju elutõdesid, väga sümbolistlik, sügavamõtteline, osavad kirjeldused. Nii, siis edasi. Ja alkeemik, see näitab, kuidas inimene peaks jälgima ja uskuma ja neile on määratud ette mingi rada ja et elus hästi toima tulla, peab ta seal rajal püsima. See on väga omapärane raamat, palju elutarkust, hea moraal. Oli väga hea sisuga, eneseleidmisest ja üleüldse meeldisid väga Coelho teosed. Kõige paremad raamatud, mida viimasel ajal lugenud olen. See oli vanas stiilis ja filosoofiline. Nii, aga lähme edasi. Et siin ma tõin nüüd välja erinevused 9. klassi, ma ei tea, kui hästi on nagu näha, aga et 9. ja 11. klassi siis need nii-öelda top 10 raamatut. Need sinisega pealkirjad on siis need, mis mõlemas klassis tegelikult kattuvad, et nii Potteri sari, Rehepapp, Mees, kes teadis ussisõnu, Mina olin siin, kui ka siis Sõrmuste isanda triloogia on siis need, mis tegelikult ei sõltu nagu lugeja vanusest, et need on meeldinud siis, või siis tõesti ka meenutatakse, et kunagi ammu lugesin ja siis meeldis, aga siis mõned tulevad nagu eraldi välja. Natuke, ütleme, Valiku Annisari on küll jah, selline nooremale lugejale natukene mõeldud. Siis Elu algab täna, Sass Enno. Kui Mina olin siin, lugesid mõlemad, aga võib-olla oli lihtsalt see, et vist enam-vähem sellel ajal see raamat oli ilmunud ja Mina olin siin oli siis see, mida tõesti haarati. Aga siis 9. klassis tuleb veel see Da Vinci kood, Kuristik rukkis ja Nimed marmortahvlil. Et seal on sellised. Ja 11. klass, siin on näha siis tegelikult just sellist kohustusliku kirjanduse mõju, et Tõde ja õigus, Läänerindel muutuseta, Kuritöö ja karistus, Dorian Gray portree. Jane Eyre ei ole tegelikult 11. klassi kohustusliku kirjanduse seas, aga ilmselt siis tüdrukud on seda ka eelistanud lugeda. Nii et jah, et neid raamatuid tõesti on siis nii ühesuguseid kui erinevaid. Aga edasi. Et ma panin siia ka nimekirja raamatutest, et üks küsimus oli mul ka see, et missugused raamatud ei meeldi. Ja tegelikult ütleme, peaaegu kõik need, mis on siin nimetatud, olid tegelikult ka lemmikraamatute nimekirjas. Aga üsna selgelt tuleb välja see, ütleme, ta lähebki nagu selles järjekorras, et sealt, ütleme, see pingerida on minu selle andmete järgi, et see Jumalaema kirik Pariisis, seda on väga raske noortel tänapäeval lugeda. Mäeküla piimamees, Tõde ja õigus, eelmises oli ka üsna eesotsas, kellele jälle meeldib, kellele ei meeldi. Isa kurjood peetakse väga igavaks. Siis Hüvasti kollane kass, mulle tundus, et seal oli nagu tunnis käsitlemise probleem, sellepärast et see tuli nagu ainult ühe klassi puhul välja.
et seda väga palju nimetati just ka lemmikraamatuna ja noh, see on olnud ka kunagi ütleme selline kultusteos, aga kui järjest, eks ju, ühe klassi lapsed vastavad, siis ma arvan, et seal oli mingi probleem klassis. Vanamees ja meri on küll õhuke raamat, aga selle sisust on nagu noortel vahel üsna raske aru saada, et miks sellist raamatut üldse on vaja, et terve raamat ainult kalapüüdmisest, et nagu noh, tuuakse välja. Tasuja ja Meelis on tegelikult varasemad raamatud, mida loetakse nooremates klassides. Ja mulle tundub, et võib-olla me pakume neid raamatuid õpilastele liiga vara, et mul on olnud klasse, kus õpilased, ma annan valida, lugege seda või teist ja õpilased loevad mõlemad läbi, sest need mõlemad on väga head raamatud ja siis mõni aasta hiljem siis õpilased ei suutnud nagu üldse sellest läbi närida, et tundus nagu nii raske ja mõistetamatu. Et võib-olla lihtsalt pakkuda näiteks siis kas 8. ja 9. klass. Vanasti loeti seal 5.–6. klassis seda raamatut, et võib-olla hilisemalt. No Goethe Faust on raske teos ja Kuritöö ja karistus. Jevgeni Onegini luulevorm on keeruline, samuti Kuningas Oidikus. Ja noh, mis ma veel tahan välja tuua, on see Jõgisalu maaleid. Ja see oli ka selles suhtes huvitav, et jällegi ühe klassi põhjal tuli see raamat nagu välja ja kuna see õpetaja, kes selle küsitluse oma klassis läbi viis, siis oli mul tuttav, ma küsisin, et noh, mis jama siis teil selle maaleivaga on. Ja siis tuli välja, et nad 4. klassis pidid seda maaleiba lugema, kes maaleiba läbi ei lugenud, see klassi ekskursioonile ei saanud. Ja noh, jällegi see, et see, mis mõju see siis jättis, et ta veel 5 aastat hiljem kirjutab 9. klassis siis, et see on üks ebameeldivamaid raamatuid. Et selles suhtes ma arvan, et väga oluline on ikkagi jälgida, et mis meeldib, mis ei meeldi. Ja Potteri raamat on tegelikult selline, et osa inimesi ei armasta sellist fantaasiakirjandust ja osadele ta meeldib. Et tõesti ta paljudele meeldib väga, ta on väga palju inimesi raamatut juurde toonud, aga paljud ka ütlevad, et ei, seda ma ei loe. Nii et jah, et vist enam-vähem kõik need, mis mitte meeldinud raamatute hulgas nimetati, need olid ka tegelikult meeldinud raamatute hulgas. Ja võib-olla huvitav see, et mitte meeldinud raamatuid toodi välja oluliselt vähem, nimetati ainult 141 raamatut, võrreldes siis seal oli ligi 500 neid raamatuid, mis meeldisid. Nii palju tulnud mõlemast. Ja. Nii et selles suhtes võib-olla see asi ei olegi nüüd nii hull. Aga lähme edasi. Ja sellega ma siis selle lühikese ettekandega lõpetan ja ikkagi ma tahan nagu öelda seda, et ma olen oma loomult optimist ja ma arvan, et tänapäeva noored ka loevad. Et jah, et siin on tegelikult tulnud välja nagu see, et see kooli kohustusliku kirjanduse roll on tegelikult üsna oluline, sest mitme raamatu puhul on just tänu sellele raamat lapse kätte jõudnud, kas või see Tõde ja õigus, et muidu ta ei oleks seda riiulist kindlasti võtnud, aga siis, kuna see oli kohustuslik ja paljud lapsed on kohusetundlikud ja siis, kui lugema hakata, selgub, et see võib olla päris huvitav. Ja mõne raamatu puhul mulle tundub, et me lihtsalt liiga vara käsitleme ka, no ütleme, kas või see sama Tõde ja õigus, et mul on olnud palju õpilasi, kes pärast keskkooli lõppu tulevad tänaval vastu, võtavad varrukest kinni ja ütlevad, et head õpetaja, ma lugesin nüüd kõik 5 osa läbi ja nii tohutult huvitav oli, et jah, et võib-olla lihtsalt ei olnud valmis selleks hetkeks. Nii et peaks arvestama laste huvidega ja see tooks need raamatumaailma. Ma natuke intrigeeriks. Mul on siin 2 raamatut, mis võib-olla peaksid olema kuni keskkooli lõpuni keelatud.
sest need raamatud annavad tohutult häid argumente lapsele, miks mitte lugeda. Üks on Gabriel Zaidi raamat Liiga palju raamatuid ja teine on Mehhiko luuletaja, 36. aastal sündinud. Ja teine on Pierre Bayard, Pariisi ülikooli, ühe Pariisi ülikoolidest, kirjandusprofessor, kes õpetab rääkima raamatutest, mida me pole lugenud. Põhimõtteliselt ütlevad need härrad mõlemad, et raamatuid on maailmas liiga palju ja me ei jõua neid kõiki kunagi läbi lugeda. Ja Bayard ütleb, et levinum suhe, mis meil on lugemisega, on mitte lugemine. Et iga uue raamatu järele käe sirutamine on nagu samal ajal 10 000 teisele raamatule ei ütleme. Kuidas seda, me eeldame, et me tahame koolipõlves kasvatada lastest lugevaid inimesi. Samas on see raamatute hulk, mida me neile välja pakume lugemiseks, väga piiratud. Kuidas ja kust tuleb see valik? Esiteks, see valik on tehtud, nagu mina tundsin siit nendest nimekirjadest ära palju raamatuid, mida lugesin mina 80-ndatel. Kindlasti oli siin palju raamatuid, mida lugesite teie ja vanemad publiku liikmed omal ajal koolis ja mida on loetud menukalt ja kas kohustuslikult või mitte, aga väga palju loetud juba tema kirjutamisest peale. Aga mõned raamatud, ma väidan, on saavutanud võib-olla ebaõiglase populaarsuse tänu sellele, et on sattunud sinna soovitusliku nimekiri. Kuidas see nimekiri kujuneb ja kuidas see nimekiri kujundab? No selle nimekirja